Tere! Aeg on joonestada pöördvõrdelise seose graafikut. Olgu mul antud funktsioon y võrdub 6 jagatud x-iga. Kuna nüüd x on murrujoone all, siis ma tean, et siit ei tule välja sirge, vaid siit tuleb välja hüperpool. Ja hüperpooli joonestamiseks on mul tabelisse vaja võtta 8 punkti. Ma teen suurema tabeli. Ja nüüd need x-i väärtused ma valin ise. Mul ei ole näiteks mõtet valida sinna 7, sest 6 jagatud 7-ga see oleks 6 seitsmendikku. Väga ebamugav kanda koordinaatteljestikku peale. Et mul tasuks mõelda sellised arvud, millega mul seda 6 on hea jagada, sest murrujoon on ju jagamine. Nii, millega on 6 hea jagada? 1-ga, 2-ga, 3-ga, 6-ga, on ju? Ja ma võtan need samad arvud ka miinusega. Ja alustan kõige väiksemast arvust, ehk siis -6, -3, -2, -1, 1, 2, 3 ja 6. Sa pead teadma seda, et hüperpooli puhul sa ei tohi mitte kunagi tabelisse võtta 0, sest 0-ga ei saa jagada. Ja hakkame y-id leidma. Kui ma 6 jagan -6-ga, siis ma saan -1. Kui ma 6 jagan -3-ga, siis ma saan -2. Kui ma 6 jagan -2-ga, saan -3. Kui ma 6 jagan -1-ga, siis ma saan -6. 6 jagan 1-ga, saan 6. 6 jagan 2-ga, saan 3. 6 jagan 3-ga, saan 2. Ja 6 jagan 6-ga, saan 1. Nii, koordinaadid on punktidel olemas. Järgmine asi, harilikud pliiats ja joonlauaga joonestada koordinaatteljestik. Ja sa võid vastavalt sellele, mis koordinaadid sul on, joonestada ka selle graafiku siia, et mul ei ole vaja telgi rohkem pikemaks teha. Nii, vaatame nüüd. -6, -1. Kõigepealt jooksen 6 sammu tagasi ja siis hüppan 1 sammu alla, jah? Nii, teine punkt. 3 sammu tagasi ja 2 sammu alla. Kolmas. -2, -3. 2 tagasi, 3 alla. -1, -6. 1 samm tagasi ja 6 sammu alla. See on siin. Nii, nüüd 1 samm edasi, 6 ülesse. 1 ja 6 on siin kõrgel. 2, 3. 2 ja 3 saavad kokku siin. 3 sammu edasi, 2 ülesse. Ja 6 sammu edasi, 1 samm ülesse. Nii, nüüd sa vaba käega joonestad siit kaared läbi. Nii. Ja kui sul see A on positiivne, siis sul peavadki need kaared tulema siia esimesse ja kolmandisse veerandisse. Kui sul oleks siin negatiivne arv, siis need kaared peaks tulema siia teise ja neljandasse, mis praegusel juhul jäid tühjaks. Et jälle meil asi klapib. Head harjutamist sulle!